Nii, tänane siis 4. challenge'i päev sai siis ka õhtusse, et kirjutame numbri kohe, panen mängima. Et Davidovit sai küll seti sai kätte, aga viimases setis sai nii vähe punkte, et üle 10,5 ei saanud, aga noh, ma panin sinna 2, et põhimõtteliselt 30,5 on siis täna. Et niimoodi vaadata, nii, et siis 23 ja 30, et oleme natukene oleme siis ees graafikust. Ja läheb siis homme 5. päev läheb homme 5. päev. Ja ongi siis niimoodi, et homseks on noh jah, et kui mingit järeldust teha, siis noh, sisuliselt läks nagu jah, et läks nagu selles osas õigesti, et Davidovits püsis nagu mängus, on ju. Et oli veel, püsis veel mängus viimases setis ka see, noh, tegelikult ta ikkagi vahepeal oleks nagu peaaegu tagasi tulnud, et aga oleks tagasi murdnud, aga noh, et tal see seti algus ei läinud hästi ja et üks seti jäi selles mõttes puudu, et noh, see jah, ta lõpuks määrab. Et kui nüüd kindla peale vaadata asju, et kuidas kindla peale panna, siis jah, teised ennustasid ka seal, et Fritzil on hea serv ja niimoodi, on ju. Et selles osas, aga noh, jällegi kui teisipidi võtta, Fritz on kaotanud ka talle, on ju. On Davidovitsile kaotanud ka. Ja Fritz ei olnud nagu nii veenev, nagu ma arvasin, on ju, nagu ütlesin enne, on ju. Et ta ei olnud väga veenev, on ju. Noh, ja see läks ka, 3. setti läks see, selles mõttes oli õige. Aga kindlam oleks jah olnud, mille järgi seda kindlust siis nagu, et kuidas siis oleks saanud siis kindlamini panna, et kuidas siis oleks pidanud mõtlema. Oleks pidanud mõtlema, et okei, et need ütlesid ka, on ju, et soovitati, et ainult soovituste järgi nagu ka ei saa panna. Et noh, tegelikult võib-olla isegi saab, et kui panna nagu nende järgi, et nemad ütlevad nagu, et võidab, on ju kindlasti, et siis võib panna, et saab nagu selle seti kätte, on ju. Et siis võib niimoodi nagu panna, on ju, võib niimoodi proovida, on ju. Võib niimoodi proovida näiteks homme 10-ga, on ju. Et noh, homme siukseid mänge. Üks mäng on see Iga Sviatek ja Peegula, et Iga Sviatek peaks seti kätte saama. Ja siis Maia Joint peaks siis ka. Maia Joint peaks siis Ealalt. On Filipiinide mängija. Peaks seal ka siis seti kätte saama. Et siis võib homme 10-ga proovida. Võib homme 10-ga proovida, et siis tuleks siia siis 35 homme. Selle koefitsienti ma enne vaatasin. 1,5 oli kokku. Et siis siia tuleks 35. Ja näed, ega väga palju graafikust graafik hakkab juba tulema järgi meile. Et graafik hakkab järgi tulema, jah. Et
tuleb see kätte saada. Tuleb kätte see saada see asi, muidu graafik jõuab meile järgi. Et praegu veel proovime, vaatame seda asja, et täna saime väikse soovituse jälle paremini, et tasub nagu selles osas nagu jälgida neid ennustusi ka et üks-ühele neid võtta ei saa, et kui nemad ennustavad, et jah võidab, et siis nagu võidab kindlasti, aga ta annab nagu kindlust selles osas. Ta annab kindlust. Ja Pegula siis jah, Swiatek peaks võitma Pegulat sellepärast, et Swiatek on maailma esimest võitis ja 8. ja see Swiatek on siin, ta on ise 8, aga seal top 10 mängijaid palju on võitnud ja just viimasel ajal. Ja Pegula oli ikkagi nagu hädas see muidugi ei näita midagi, aga Swiatek jah, ta on noorem ka ja võiks siis ikkagi kätte saada ühe seti. Et 10-ga võib panna ja siis teine ennustus oli see Eala ja siis Joint. Et Maia Joint, need on ikka väga noored siuksed. Need on ikka noored jah. Need on ikka väga noored. Et siis nagu see Jointi osas ma ka nagu vaatasin, et pakutakse, et isegi Eala võidab, pakutakse seda ka. Aga seti saab ikka, Joint saab kätte, et ta on siin võitnud ju 30-ndaid ja niimoodi, et Eala on ka võitnud, aga jah. Aga mida tema siin ütleb? See jah. Et eks siis vaatame veel, mida ta selle Jointi ja selle kohta need teised ennustajad ütlevad, et see endal on mul otsus tehtud, et ma paneks nagu Joint, et võtab ära 12 game'i. Aga me siis vaatame, et ja arvatavasti 10 siis homme läheb. Saame veel viimased päevad proovida, enne kui see graafik järgi jõuab, siis peab nagu selle süsteemi nagu rohkem käppa saama, et saaks siis selle eelneva päeva teenitud summaga siis edasi minna.